meri või vesi on nii universaalne asi, et siin ei ole vahet tegelikult, millega tegeled. Kas tegeled siis skulptuuriga või tegeled maaliga või installatsiooniga või üldse mingisuguse objektina või land artina või. Tegelikult see kõik on võimalik absoluutselt, nii et ta on ainult ta on korduste kordus praktiliselt, nii et siin ei ole mitte midagi uut, et ei ole ohet ega vapustust, midagi uut, kihvt. Ei, ta on hästi tuntud vana asi, nii et tegelikult on nii universaalne, et une pealt võiks selle teha, nii et ta ei ole absoluutselt raske. Nii et on vaja lihtsalt, peab olema see kivi, kuhu peal see teha. Ma olen tegelikult ju Saaremaal sündinud, nii et merega seotud olnud alates lapsepõlvest, kuigi ma elasin lapsena Saaremaa keskel, nii et meri oli kaugel. Nii et ma käisin ka mere ääres nagu vähem kui Tallinna inimene näeb merd, siis ütleme, et ma nägin merd ka võib-olla nädalas korra kõige rohkem. Minu lapsepõlves oli meri nagu ära lõigatud, oli nagu vabadus oli ära lõigatud meist. Et vaata, meri oli küll näha, aga mere taga oli siis tegelikult vabadus ja meri oli kui tegelikult suletud tsoon. Ja selles mõttes on meri, ütleme meile ja mulle siis selline eriline tähendus. Mina läksin ka mere kaudu ära, ma läksin kalapaadiga. Nii et ma läksin juba tegelikult 90. aastate alguses, nii et ma pakkisin peale oma kooliõpinguid, pakkisin siis 2 kohvrit ja läksime siis kalapaadiga nagu põgenikud ikka omal ajal, läksin ka kalalaevaga, läksin siis Saksamaale. Nii et siis oli veel, Vene pass oli veel taskus, aga mul oli seal tudengiviisa, nii et tänu sellele ma saingi minema. No elu mul kujunenud Berliinis, kuigi ma käin tihti ka Eestis ja mul ei ole seda piirangut eriti, et enam ei saa käia või oleks mingisugune takistus, nii et ikkagi see enam piire ei ole, nii et selles mõttes ei ole enam väga tähtiski kunstniku puhul, et kus elad. Sa võid elada ka metsas või elada ka Saaremaal või elada siis kuskil suures maailmalinnas, New Yorgis, Berliinis või Londonis. Kuigi ütleme, et kunstniku puhul on võib-olla tähtis see, et olla elu keskel, olla seal, kus liigub raha. Nii et tuleb minna sinna, kus on ressursse. Ma tänan seda Jumalalt, et Saaremaa on kinkinud mulle sellise ilusa aktsendi. Saaremaa on nagu eraldi seisev üksus Eestis, teistsugune ühiskond, teine keel, teine mentaliteet. Ja juba esimene vabaduspiirang on see, kui minna Tallinna elama, näiteks saarlase puhul, siis tuleb õppida ära teine keel. Tuleb elada teist elu, teist mentaliteeti, natuke teistmoodi ikka kõik. Ja siis ei olegi suurt vahet, kas sa lähed siis Soome või lähed Saksamaale. Nii et seal on ka samasugune muudatus tuleb teha, tuleb õppida teine keel ära, tuleb õppida teine mentaliteet, natuke assimileeruda või integreeruda teise ühiskonnaga. Nii et kui sa tahad olla väga vaba, siis tuleb minna sinna, kus on su juured. Selle töö pealkirjaks saigi varjud veel või vari veel. Nii et selle siis ingliskeelne nimi on Shadows on the Water, mis tuli siis mõte oli selles, et see on nagu praami vari merel, kui sõita nüüd kuivastust Virtsu või siis Virtsust kuivastusse Saaremaa poole, siis nõukogude ajal olid praami need varjud eriti tumedad. Ja selles mõttes ongi, et ta nagu vabadusega seoses on ta siis niimoodi, et pool meie ajast, kui vaatad Eesti 100, siis on siis pool sellest ajast oleme olnud varjus, nagu vabaduse eest varjus. Ja selles ongi see mõte, nii et see kogu see varju ja valguse ja vabaduse mäng on siin siis tunnetatav. No, kunstnik teeb ikka oma kunsti, nii et sellele erinevus, kas on Eesti kunst või Saksa kunst. Kuigi seda, ütleme, liigitatakse küll nii, et ikkagi igal kultuuril on oma nimi. Saab muidugi rääkida suurtest kultuuridest ja väikestest kultuuridest, nii et ka meie kultuur tahab olla ju suur. Nii et on ikkagi vahe, kas suur kunst või väike kunst, kas on saksa kunst või on Eesti. Eesti tahab olla vaba.
aga samas on see, et geopoliitiline olukord meid ju tegelikult piirab ja see ongi meie vabaduse piirid, paneb see vabadus ise, mida eestlane tahab. Me jääme alati nii vabaks, kui vabad on meie naabrid. Tähendab, et kuna me sõltume nendest väga. Minu töö muidugi, mis nüüd valmis saab, on veidi teistmoodi. Ja ma tahtsingi, et oleks natuke midagi teist nägu, midagi teistmoodi. Nii et loodame, et ta sellesse ühtsesse komplekti siis sobib ja samas ta siis eristub teistest ja samas ta siis sobib, nii et ta on nii teemaatiline ja loodame, et need näitused, mis tulevad, on meile kõigile edukad.